Tšau sõber, mina olen loolale Anna ja täna ma tulin Heli stuudiosse. Tule koos minuga vaatame, mida põnevat siin toimub. Tere! Tule edasi! Aitäh! Tere tulemast stuudiosse! Mina olen loolale Anna. Tere, mina olen muusik Stig. Tere Stig, nii meeldib tutvuda. Tead, mul on väike mure. Nii? Ja ma vajaksin abi. Mul on üks sõber Krokodil Villi. Nii? Kas sa tead Villit? Muidugi tean. No vot, ma lubasin talle, et ma kirjutan talle ühe laulu ja kuna tema nüüd tahab olla kantrimees, siis see laul pidi olema kantri stiilis, aga mina selles stiilis ei ole veel piisavalt hea. Kuule, sina oled meil ju rahvusvaheline kauboi. Äkki sina saad mind aidata ja näidata mulle veel ja meie sõpradele, kuidas ühe laulu kirjutamine käib. Jaa, kindlasti selles mõttes, et kantri on hästi vana stiil kuskilt Ameerikast pärit, eks ole. Aga millegipärast see kõigile meeldib, see siuke maalähedane kitarrimuusika ja seda ma olen proovinud siin väga palju, et ma võin sulle näidata küll proovida. Hurra! Proovida! Ma ei tea, kas välja ka tuleb, aga äkki tuleb. Juba nagu kantri natukene on ju. Kõlab väga hästi. Yeah. Stig, aga kas sa banjot oskad mängida? Kusjuures ei oska. Mul oli banjo kunagi onu käest, kuna mul onu mängis ka pilli hästi palju ja tema oli see, kes mulle esimese kitarri kinkis õigemini vennale. Siis me võtsime talt selle banjo ka vaikselt ära niimoodi, et mul oli kodus kitarr ja banjo, kui ma olin väike, aga ma kuidagi mängisin seda kitarri rohkem, sest ma selle banjoga ei saanud üldse hakkama. Et me võiks teha laule sellest, kuidas Krokodil Villi otsib oma pilli. Ja siis ta proovib parmupilli. Mis pilli ta veel võiks proovida? Parmupill mul on kodus, kus juures ei ole kahjuks. No see on väga äge pill. No vot, ja siis ta proovis ka vilepilli. Ja ka kammipilli proovis, aga see kõik ei olnud täpselt see. Tahtis banjot või? Kuni ta proovis banjot ja siis sellest ajast saati Krokodil Villi tahab olla kantrimees. Teeme niimoodi, et sa loed mulle sõnad ette esimesed 2 rida näiteks. Olgu. Krokodil Villi otsis oma pilli. Krokodil Villi otsis oma pilli. Las ma mõtlen... Krokodil Villi... Ei. See on niimoodi, et kui sa laulu kirjutad, siis sa lihtsalt hakkad tegelikult mängima. Mõtled rütmi välja. Umbes nii. Ja siis hakkad mõtlema, millal see viis nagu tuleb kuskilt. Krokodil Villi otsis oma pilli. Ja siis sa proovid nagu erinevaid viise hästi palju. Või siis Krokodil Villi otsis oma pilli. Siis mõtled, okei, see ei ole võib-olla kantri, see on hästi madal. Lapsed ei saa kaasa laulda. Võib-olla, kui on hästi madal, siis nad jäävad mõtlevad, kuidas ma laulan seda. Tead, Stig, meie sõpradel on väga tähtis, et nad saaks tantsida ka, et nad saaks liikuda. Nii et meile meeldiks pigem tempokas. Nii, väga hea. Oma pilli. Kas proovime salvestada? Jaa, selleks peab minema mikrofoni juurde. Nii, metronoom käib. Nii, see on päris hea tempo. On hea, jah? Kusjuures tegelikult niimoodi testitaksegi. Ongi nii? Ja. Et kui meie teeme muusikat, siis kui on vaja sellist muusikat, mis näiteks tantsuks ööklubis on, siis me paneme seal tempo käima, proovime ise hüpata. Et kui kõik on nagu normaalne, et me suudame hüpata ja tantsida, aga kui me peame näiteks natukene on aeglasem või on natuke raskem hüpata või teed pause, siis me paneme ta tempo kiiremaks, et see on tegelikult päris asi, mida proovitakse. Väga hea. Metronom käima ja tantsima. Nii palju nuppe. Tegelikult see on veel vähe nuppe. Tead miks? Sest vanasti oli siuke pult siin ees, kus oli ma arvan mingi 250 nuppu. Millega tehti kogu aeg mingeid asju, aga ma kunagi aru ei saanud, mida tehti. Selles mõttes ma olen väga õnnelik, et aeg on nii kaugel, et on ainult üks nupp. Nii, aga nüüd ma salvestan selle kitarri sisse. Ja see käib väga lihtsalt. Nii. Siin on üks rida mul. Kas võib mina vajutan nuppu? Oskad? Ma ei tea. Ma arvan ka, et oskad. Põhimõtteliselt ma pean kuulama samal ajal ka, kus ma pilli hoian. Vaata, kui ma pean ikkagi mikrofonil päris lähedal olema, et ta kuuleks. Sest muidu, kui ma siin olen, siis ta enam
siis ma väga ei kuule. Seega ma pean ikka, et selle asja sinna sisse saab, siis suht lähedal olema. Aga pane salvestama, proovime. Nii. Mis on veel huvitav, enne laulu salvestamist soovitatakse vett juua ja vahel isegi hambad puhtaks pesta. Täpselt nii. Sest siis tuleb nagu puhtam heli nagu kuidagi välja ja osad lauljad meil siin stuudios on niimoodi, et hakkame laulma, jah, okei. Ma lähen käin pesen hambad ära, mis on väga huvitav. Mul on kusjuures ka hambahari kaasas. Päriselt või? Jah. Hakkaski pesema enne laulmist, sina ka või? No ikka, äkki toit jääb hammaste vahele. Äkki toit jääb laulu peale? Ja no see ka. Krokodil Villi otsis oma pilli. Villi mõnda pilli tahtis mängida. Siit mikrofonist nüüd juhtmega jõuab see kõik laul siia arvutisse, eks ole. Siis tegelikult hakatakse nüüd tegema seda, et võetakse kitarri natuke vaiksemaks, et vokaal tuleks rohkem välja. Ja vastupidi vahel, et kitarri natukene kõvemaks, näiteks kui ta üldse välja ei tule ja siis, mis saab veel teha, on, saab panna kitarri nagu hästi suurde ruumi, et tal oleks selline nagu kaja taga. Siin sa kuuled juba. Ta läheb järjest kaugemale. Nii. Ja nüüd on lähemale. Ahaa, on jah. Jah. Praegu ongi nagu selline suur ruum, täiesti tühi ruum, kus kajab, kui põnev. Millal sina tead, et on aeg lõpetada lauluga? See on väga keeruline. Sellega me siin maadleme kogu aeg, et kas ta on nüüd valmis või ei ole, aga üldiselt on niimoodi, et kui enam midagi teha ei oska ja ära võtta ei oska, siis ta on valmis. Et ta on nagu selles mõttes... Inimene peab õppima aru saama, millal laul valmis on. Et tihtilugu on see ka, et öeldakse, et 4 päevaks on vaja. Aha. Siis on lihtne. Siis saab 4 päevaks valmis laul. Aga kui öeldakse, et tee nii kaua kui teed, siis võid teha 2 aastat laulu. Põhimõtteliselt. See ei ole hea. Üks huvitav asi, mida sa võid alati proovida laulu tegemisel, on see, et sa laulad ühe noodi peal kõik. Krokodil Villi, siis oma pilli, ja tegelikult on niimoodi, et see alati sobib laulu sisse. Seega proovi laulda mulle ühe noodi peal. Selle noodi peal terve laul sisse. Vaata, kus tuleb välja. Krokodil Villi otsis oma pilli. Villi mõnda pilli tahtis mängida. Proovis Tarmo pilli, proovis Viile pilli. Kakami pilli, Villi proovis mängida. Kas sina kirjutad muusikat iga päev? Mina kirjutan iga päev põhimõtteliselt, jah. Sest ma ikkagi ärkan hommikul üles, lapsed lähevad kooli, ma tulen koju, hakkan muusikat kirjutama. Et see on niimoodi, et kui ma olen alati öelnud lastele ka, et kui sa kirjutad 1000 laulu, siis 10 võiks sealt head ka olla. Et sa pead nagu harjutama kogu aeg iga päev ja siis tuleb. Ja siis... arvutiga saab alati teha väga huvitavaid naljakaid asju ka, mis lastele väga meeldivad. Meile meeldivad naljakad asjad. No, kus ma saan siis teha sinu hääle hoopis hästi madalaks näiteks. Krokodil otsis oma pilli. Või hästi peenikeseks. Nagu orav. Ja siis ma saan enda hääle ka teha, siis on 2 oravat hoopis laulavad. Krokodil Villi otsis oma pilli, Villi mõnda pilli tahtis mängida. Oi, Villile kindlasti nii meeldiks. Teemegi sellise peenikese häälega laulu, on ju. Stig, aga ikkagi refrään on ju see kõige tähtsam. Mis need kauboid siis ikkagi teevad? Jah, nii teevadki. Teevadki. Aga kas me saaks selle jiha kuidagi laulvamalt teha? Jiha, ahaa. Nagu selline, nagu ikka refrään. Oota, kuni Villi leidis panša endale. Okei. Jiha. Villi hakkas panšat mängima. Jiha. Villi sai. Jah, põhimõtteliselt.
neid asju sa võid teha. Trummi niimoodi sa võid teha. Kõiki asju nagu, mis sobivad laulule niimoodi, et kunagi ei ole sellist asja, mis ei sobi. Siin mõnda pilli, näe, vaata. Raudselt leiad. Vaata. Ma leidsin. Leidsid, jah? Jah. No võt, aga kantrist saabki selliseid pille ära kasutada. Nii. Sa lööd sussiga vastu metalli. Sussiga? Ma mõtlen, kas ma löön nagu... Ja sellest saab meie soolotrumm. Suurepärane, nii, eks siis. Aga soolotrumm mängib nagu see on see pum, pum või... Ei, see on see... Soolotrumm, mitte basstrumm, soolotrumm. Oi. Ma nüüd hakkan välja mõtlema liigutusi. Nii, Stig, sa tee, nii. Mis see liigutus võiks olla? Stig! Aga mina ei tea ju neid kantri liigutusi. Sina oled meil ikkagi see kauboi. Seal tuleb niimoodi kuidagi, umbes teha. Väike samm sisse on ju, nii. Hästi. Olgu see telefoni ja siis me... Selle asi nimi on line dance. Line dance. Kui me sinuga nüüd bändi teeks, siis meil oleks vaja ju bändi nime. Õige. Sa panid Krokodil Pilli. Ma panin Villi Pilli nimeks. Villi Pilli. Ja Villi otsib Pilli. Bändi nimesid on niimoodi, et me alati mõtleme näiteks selle Viktoriga, kes on seal Rootsis, temaga ka mõtlesime hästi pikalt, millist bändi nime panna. Ja kuna me elasime koos Rootsis, siis ma tahtsin panna alguses Swedish Cowboys. Cowboys sellepärast, et mitte ainult, et me teeme kantrimuusikat, sest me teeme igasugust muusikat tegelikult, aga et me oleme 2 üksikut meest suures linnas, kes ei näita oma tundeid välja, kes on sellised tõsised ja kunagi ei kurvasta ja on sellised oma ette nagu kauboid, eks ole. Nagu kauboid. Ja siis, aga siis tuli välja, et Swedish Cowboy oli olemas. Üks ansambel. Ja siis me võtsime natuke lühemaks selle ja panime Stockholm Cowboys, siis me oleme seal linnas, nagu, et mitte see suur, sest Swedish tähendab võib-olla, et rootslast, eks ole. Aga kuna mina ei ole rootslane, aga ma elan seal Stockholmis, siis me võtsime selle linna nime Stockholm Cowboys. Mis arvad, mis võiks olla meie Stigiga uue bändi nimi? Lapsed võivad ju neid välja pakkuda. Ja pakkuge välja, saab kommentaari alla kirjutada. Ja siis valime sealt bändi nime välja. Täpselt nii. Minu arust on see väga hea mõte. Kus meie saame siis Rootsi kauboisid näha? No me üldiselt ongi niimoodi, et muusikaga, et sul on vaja kuskile seda saata kogu aeg, eks ole, siis sa tahad, et kui sa kirjutad laulu, sa tahad, et raadios inimesed kuulaksid ja televisioonis, eks ole, ja siis on mõned variandid on selleks, et sa saadad raadiotesse, aga on olemas selline saade nagu Eesti Laul, mida kõik kindlasti teavad, kõik on väga palju vaadanud, ma olen seal hästi palju käinud ja meie saatsime ka oma laulu sinna ja me lähme esitame ennast, oma bändi siis Eesti rahvale seal. Ja siis me Eesti Laulul nii-öelda esitame oma laulu ja loodame, et me väga ära ei hirmuta lapsi, sest et meie lavashow tuleb selline muinasjutuline suur hea ja paha võitlus, kus ma seisan lava ees, siuke väike ja siin on ekraan ja siit ekraanilt tuleb esimest korda maailmas tuleb üks siuke käsi välja, kes võtab minu seljast kinni ja tõmbab mu niimoodi sinna pahasse maailma. Ja siis Viktor, kes laulab siin ees, proovib mu siit pahast maailmast jälle välja päästa, et see saab olema siuke tõeline muinasjutt. Aga millest see laul räägib? See laul räägib sellest, et tänapäeval kõik istuvad telefonides ja nutitelefonides ja see selline nagu AI, millest räägitakse kõik, et see, kuidas inimesed tahavad rohkem vaadata telefoni, kui päriselt inimestega rääkida, siis et see võib-olla ei ole kõige parem inimestele ja siis me peame inimsuhteid hoidma ja me võitleme selle nii-öelda teadmatu kurjusega, või mitte kurjus, aga siukse halva nagu asjaga, mis võib-olla vahel röövib meilt lapsed mõneks ajaks ära. Ja röövib minu ka ära ja siis me proovime päästa üksteist. Aga kuidas teha nii, et sinna sellesse maailma mitte nüüd ära uppuda? Selleks tuleb tegeleda muusikaga. Mina tegelesin väiksena hästi palju, ma käisin muusikakoolis, õppisin pille,
Ma tulin koolist koju, ma sain ainult kõhu täis süüa, ma pidin muusikakooli minema. Ma ei saanud tegeleda lollustega, vaid õppisin pille. Ja nüüd mulle väga meeldib endiselt veel muusikat toota ja laule teha ja kirjutada kogu aeg, sest see on minu arust üks ägedamaid asju üldse. See on nii äge, aga suur aitäh. Me saime selle laulu tehtud ja see tuli tõesti nii lõbus. Meie Krokodil Villile see kindlasti meeldib. Ma lasen selle tolle juba varsti. Kas oleksid nõus minuga muusikavideot ka tegema? Ikka muidugi. No võt. Et teeme laulu valmis ja siis teeme juba muusikavideo ka. Ja siis kutsume Villid ka ja siis on meil vaja päris bändšot ka. Ja bändi nime. Ja bändi nime. Nii et sina ütled meile, mis on meie bändi nimi. Suur aitäh sulle, Stig. Mul oli nii lõbus. Aitäh, kohtumiseni. Tšau, näeme sinuga ka varsti. Krokodil Villi otsis oma pilli. Villi mõnda pilli tahtis mängida. Ta proovis parmupilli ja proovis vilepilli. Ka kammipilli Villi proovis mängida. Kuid see polnud see, kuni Villi leidis banjo endale. Iha, iha. Villi hakkas banjot mängima. Iha, iha. Kantrimeheks Krokodil Villi sai. Lihtne!